kohti kodus on WC. Siin on hea oma mõtteid koondada, üksi istuda ja olla, aga WC võiks ka välja näha siuke mõnus ja hubane ja tore, kus on hea olla. Minu WC on remonditud 2000. aastate alguses ja olgem ausad, see plaat siin seinas, see ei ole enam see, mida tänapäeval näha tahaks. Ja ma olen päris palju näinud igasugustes ehitusfoorumites, mingites sotsiaalmeediagruppides selliseid küsimusi, kas keraamilist plaati on võimalik üle värvida. Mina ei oska plaatida ja ma ei võtaks kindlasti seda tööd ette, et saada omale uus WC, vaid ma otsustasin proovida, kas keraamilist plaati on võimalik üle värvida nii, et tulemus jääks ka hea. Ja selleks läksin ma poodi, mitte tavalisse ehituspoodi, sest võib-olla ma olen praegu ülekohtune, aga ma ei ole väga kindel, et ehituspoe värvileti müüjad on nii hästi koolitatud, kui näiteks värvi maaletooja ja edasimüüja juures mingid inimesed on. Ja ma läksin Kaparoli poodi Peetris, ma olen sealt mitu korda mööda sõitnud ja avastasin, et siuke Kaparoli pood on täiesti olemas. Seal olid krapsakad 3 noorherrat, väga toredad inimesed ja rääkisin neile ära, mida ma teha tahan. Hästi oluline on poes ära rääkida see, mida sa täpselt teha tahad. Läksin sinna, ütlesin nii, minul on siin üks Lasnamäe korteri WC, ruutmeetreid nii palju, olin enne ilusti ära mõõtnud ja ma tahan selle üle värvida. Ja ma tahaksin seda nii, et see tulemus oleks ka hea, ilus ja püsiv. Ja siis mulle öeldi, nii, sul on vaja sellist asja ja valisin värvi tooni ka välja ja arvutati välja, palju mul seda värvi umbes siia vaja võiks minna ja pisteti pihku ka selline asi. Ja see peaks siis olema 2-komponentne kruntvärv. Ma üldse nende prillidega ei näe siit lugeda, see kiri on siin väga väike, ma panen lugemisprillid ette. Nii, mis siin kirjas on, mis see on? Veepõhine kruntvärv, komponentne, mitte imavatele jäikadele aluspindadele. No nüüd ma loen siit selle siis läbi ja mulle öeldi, et ma pean need segama omavahel kokku. No nüüd on jälle valed prillid ees. Ma pean need segama omavahel kokku ja siis selle väikse potsiku pean ma valama siia suurde potsikusse ja siis öeldi, et ma peaksin eraldi nõusse veel nad segama, sest siia selle poti külge võivad jääda veel mingid jäägid ja siis ta ei segune võib-olla nii täpselt ära. Hakkame kruntvärvi kokku segama. Ma olen tänaseks protseduuriks ohverdanud oma vana pannilabida. Sellega on päris hea seda siia sisse kraapida. Ma arvasin, et see on mingi vedelasi, aga tegelikult on see nagu ikkagi plastiliin või savi. Ja ega enne alustada ei saa, kui kogu see majapidamine tuleb siin puhtaks teha, puhtaks pesta ja teipida ära need kohad, mis värviseks siis saada ei tohi. See on selle protsessi juures muidugi kõige tüütum töö, aga see on ka üks vajalikemast neist. Millega ma seinad ja laed ja põrandad kõik puhtaks pesen on lihtlabane tavaline äädikavesi. Algab kõige tüütum tegevus, teipimine. Proua president ja härra kindral, hoidke mulle palun pöialt. Värvimisega alustada, kõigepealt siis kruntimisega ja ma katan selle värvivanni kilekotiga, sellepärast, et ma tahan pärast jälle siia teist värvi peale panna ja siis ma ei pea uut seda värvimisalust endale hankima. See on siuke ühekordne, maksab mingit sente ehituspoes, aga ma siiski katan selle kinni, et jätkuks kauemaks. Taaskasutus enne kõike jällegi. Kruntvärv on peal ja näeb juba praegu üsna hea välja
ja kruntvärvi mõte ongi siis see, et kui sa paned siia selle õige värvi peale, ei pea neid vanu läikivaid keraamilisi plaate karestama, vaid see värv siis ise nakkub siia külge. Kuna see kruntvärv oli vesilahuseline, siis oli väga lihtne tööriistad lihtsalt puhtaks pesta ja järgmiseks käiguks uuesti kasutusse võtta. Ja avame siis värvipurgi ja voilà, millist värvi tuleb Tellolandi linnaversiooni tualett. Selline hall. Ma ei tea, mul on praegu mingi halli maania peal. See on küll üsna tume ja väikeses ruumis siis tume ei mõju selles mõttes väga avaralt, vaid teeb seda pigem väiksemaks. Aga no ma tahtsin. Üks asi, mida ma kartsin, et värv ei jää hästi silikoni peale ja mu kartused on tõeks osutunud. Aga no ma proovin siia siis mitu kihti panna, vaata, mis saab. Kurat, siin pole paberit ju. Nüüd on WC teist korda ka värvitud, põrand on värvitud. Küll võib-olla veidi natuke igav, aga kui panna aksessuaarid tagasi, siis ehk ei olegi nii igav. Ilus on küll, mulle meeldib. Teate mis? Istun nüüd siin oma uues vanas vetsus ja üdini rahul olen. Mulle väga meeldib. Tulemus jäi täpselt selline, nagu ma ootasin. Küll jah, selline tume ja pime, aga see oli taotluslik. Ühesõnaga, kui te olete kahelnud, kas plaaditud ruume värvida või mitte, siis mina praegu küll igal juhul soovitan. Kui te lähete poodi, siis seletage hästi lahti, mida te teha tahate, mis on teie eesmärk, millised ruumid teil on, milline on see plaat ja te saate õige toote. 40 € kulus minul selle vetsu remondi peale. Kui teil on abivahendid kodus olemas, siis rohkem tegelikult ei kulugi. Odav, tõhus ja ilus.